Tervitus siit Pärnust, et annan lühikese ülevaate, mis toimus eilsel Pärnu linnavolikogul. Nagu meil viimasel ajal tavaks on saanud, on volikogu päevakord väga tihe, teemad on tulised ja päevad on väga pikad. Eile oligi selline olukord, kus volikogu alustas tööd kell 9 ja õhtul kell pool seitse lõpetati istung, sellepärast et lihtsalt kvoorumit enam koos polnud, jäi mitu punkti veel arutamata. Aga meil Pärnus ongi siin juuni algusega kuidagi asjad natuke käest läinud, seda just linnavalitsuse tasandil, kes otsustas aasta alguses teha sellise sammu, et 2. juunist Pärnu lasteaedades süüa enam koha peal ei tehta, vaid korraldati hange ja leiti toitlustaja, kes siis hakkab toitusid lasteaedades tegema, kohale vedama. Ja 2. juuni oligi see start. Kohe esimestel päevadel oli näha, et asi lonkab, toit hilines lasteaedadesse. Teisel, kolmandal päeval tulid juba tagasiside lapsevanematelt, et kvaliteet kannatab, kogused ei ole nii, nagu on ette nähtud ja ühesõnaga asi hakkas käest libisema. Pärnu linnavalitsus, vastutav linnavalitsuse liige, hariduse ja kultuuri valdkonna abilinnapea, kes kuulub Isamaa ridadesse, hoidis algul sellist madalat profiili, tema eest kõnelesid ametnikud ja ausalt sealt maalt meie nagu omavahel fraktsiooniga suheldes otsustasime, et aitab küll, et sellele tuleb reageerida. Ja 2 nädalat me tegelikult nagu monitoorisime nii-öelda olukorda, vaatasime, kas asi paraneb või mitte, kuidas on suhtlus linnarahvaga. Et tõesti siin paar päeva tagasi tehti üks suur pressikonverents, kus ka esimest korda Pärnu linnapea sellest teemast tuli nagu aru andma. See oli küll väga sihuke napisõnaline ja ega sealt selgust ei tulnud, aga selle 2 nädalaga on linnarahvas ikka väga-väga pahane. Ja eilsel Pärnu linnavolikogu istungil me siis andsimegi sisse umbusaldusavalduse, seda tegime koostöös Keskerakonna ja mõne fraktsioonitu saadikuga ja andsime sisse umbusaldusavalduse Pärnu linnavalitsuse hariduse ja kultuuri valdkonna eest vastutavale abilinnapeale. Ene Täht on tema nimi, Isamaa on see erakond, kuhu ta kuulub. Nii et jah, see oli asjade nagu loogiline käik, et eks nüüd on suvevaheaeg küll vahel, aga linnavolikogu saadikud saavad ehk siis seda asja natuke seedida ja järgmisel volikogu istungil ka see arutelule tuleb. Ja ühest sellisest päris suurest töövõidust ma mõtlesin, et räägin ka. Mainisin siin ka meie eelmises väikses kokkuvõttes, mis toimus eelmine kuu Pärnu linnavolikogus, siis et meil oleme korduvalt tulnud eelnõuga välja, mis siis reguleeriks või üldse tekitaks korra, kuidas saaks Pärnu linnavalitsus maksta tegevustoetust 4 Pärnu linnas tegutsevale eraüldhariduskoolile. Kogu see saaga, ma olen ka varem maininud, on kestnud tegelikult päris mitu aega juba, ma võiks isegi öelda, et 2 aastat on seda teemat erineval kujul, me oleme proovinud lauda tuua. Ja nüüd eile oli täitsa nagu ime on sündinud. Eelnõu leidis toetust. Et see on suur võit Pärnu linna lastele, et eraüldhariduskoolides käib ikkagi täitsa arvestatav osa Pärnu linna lapsi ja kuhu veel investeerida, kui mitte lastesse, et viimased korrad ongi meie fraktsiooni liige Agnes Pulk ja mina oleme seda eelnõud nagu ajanud ja toimetanud ja kohtunud erinevate koolijuhtidega, suhelnud lapsevanematega, proovinud kaasata sinna ka koalitsiooniliikmeid ja kuidagi on see töö nüüd kandis selles mõttes vilja, et tõesti tulid
tulid asja toetamagi suur osa ka koalitsioonist, olid küll mõned üksikud saadikud, kes endiselt on teisel arvamusel, aga noh, eks see on nende õigus, aga igal juhul see on suur peatükk on selles mõttes saanud nagu lahenduse. Millal need nüüd kehtima hakkavad, kas 1. septembris sellest aastast juba? Päris nii ei ole, et seal on natuke, see protseduur võtab veidi aega, et ütleme nii, et taotluse saavad sisse anda veel jah, selle aasta sügisel ja esimesed toetussummad siis jõuavad koolini veebruaris järgmisel aastal.